Ajakirja Jalka värskelt ilmunud novembrikuu number pakub taas 68 lehekülge põnevat lugemist nii Eesti kui ka maailma jalgpallist. Milline on aga täpselt seekordse numbri fookus, uurisime ajakirja peatoimetajalt Indrek Švedelt. Novembrikuu Jalka siis elab sellist järeljoovastust ja loomulikult see joovastus on meie koondise võit Serbia üle, mis on ka päris selge, sellepärast et kui palju meil on siis Eesti jalgpallis selliseid asju, kus me saame tõepoolest täiel rinnal rõõmustada ja see võit Serbia üle selle rõõmu meile andis. Ja lisaks siis sellele, et Jalka arutleb selle üle, et kas sellest tulemusest 3-1 võidust võib kujuneda pöördepunkt meie jalgpalli loos. Teeme ka selliseid paar põgusat sissevaadet Serbia enda jalgpalli ja näitame siis, kui kirglik on ka sealne fännkond ja näiteks Crvena Zvezda fännid on päris aktiivset osa etendanud siis kohalikus poliitikas. Aga veel Jalkal on pikk intervjuu Kaspar Leivassepaga, tegemist on siis Eesti koondise arstiga, kes on ka ise meistriliiga tasemel jalgpalli mänginud. Ma arvan, et see on päris huvitav kõrvalpink meie koondise tegemistele. Veel küsitleme inimesi Rahvaliiga kohta, mis siis sel aastal esimest korda toimus, millised on tähelepanekud, mida võiks paremini teha. Minu arvates on päris huvitav lugu see, et kui me teame, et välisklubides on tavaliselt omanikud sellised suure rahakotiga tegelased, siis näiteks maailma 3 esimese klubi hulka kuuluvad Madridi Real ja Barcelona majandavad ennast selles mõttes teisiti, et nende omanikeks on fännid ja Barcelona näite põhjal siis näitame, kuidas ligi 165 000 omanikku Barcelona fänni on oma klubi valitsemas, kuidas elu on seal korraldatud. Käbi ja kännu rubriigis oleme saanud sellise huvitava persooni nagu Üllar Kerde, siis teame meie väga tuntud korvpallitreener, kelle pojapoeg käib ise Tallinna Kalevis treenimas ja Üllar Kerde arutleb seal ka siis sportmängude kui sellise üle. Ja meie persoonilugudest on võib-olla sellised huvitavad lood, et naisjalgpalluriks on meil seekord Monika Aava, siis meie odaviskaja, kes ütleb, et esiliigas löödud värav teeb talle suuremat heameelt kui nii mõnigi pikk odakaar. On Marko Kuusikust juttu, meie noortetreenerist, kelle vend Oliver Kuusik on siis ka Itaalia hümni laulnud siin A. Le Coq Arenal Eesti-Itaalia mängu ajal ja samuti Artur Rättel, meie noor jalgpallur, kelle väravale siis tänu meie U19 koondis sai oma valikgrupis esikoha. Need ja paljud teised teemad novembrikuu Jalkas. Ajakiri on müügil erinevates poodides ja kioskites. Ühe numbri hind 29 krooni. Jalkat saab tellida Eesti Posti kodulehekülje kaudu.